Tänases saates, kas teenimine ja läbipõlemine käivad käsikäes? Taago Laidoner jagab oma elust ja sellest, kuidas saada vabaks sellest, mis sind kimbutab. Tere tulemast vaatama saadet Meistritöökojas. Meil on hea meel, kui sa oled meid kuulamas. Täna on mul rõõm tervitada saatesse Taago. Tere tulemast. Tere, Karl. Rõõm. Kuule, suur hea meel, et sa oled saanud tulla ja tõesti, rist on sul kaelas, habe on ees, kihvt mees. Räägi, kes sa selline oled, kus sa tuled? Tänu issandale, et kui täna küsitakse, kes ma olen, siis ma ütlen, et ma olen Jumala laps. Ma tõesti kogen seda ja niimoodi ma ka ennast tutvustan, kui keegi küsib, et olen 4 lapse isa, kasvatan 4 lapsi igapäevaselt, olengi kõige rohkem oma lastega koos ja mis on mu igapäevane tegevus, on evangeeliumi kuulutamine nii palju kui võimalik, seal kus Jumal kutsub. See on minu igapäevane tegevus. Nii et sa ütleksid, et sa oled evangelist? Ja, ma ise olen väga tagasihoidlik selle koha pealt, et öelda, et ma olen evangelist, aga Jumal kutsub ja tänu issandale, nii ta on. Abikaasa, isa, evangelist, teenimisest sa oled, aga mis sulle veel endale teha meeldib? On sul mingid huvialasi? Jah, mul on huvialasi ka, et kõige enam ma tõesti põlen evangeeliumi järele ja see on ka huviala. Ma otsin võimalusi, kuidas seda teha, kuidas paremini teha. Ma palun iga päev Jumala käest, et Jumal näita mulle, mida sa täna tahad minu elus teha, kuhu sa tahad mind kutsuda ja see innustab mind. Mulle meeldib näha ja vaadata kõrvalt, kui keegi võtab Jeesus oma südamesse vastu või kui keegi tuleb usule, ta elu saab muudetud. Mulle meeldib näha seda kõrvalt ja see toidab mind ennast, aga muidugi on ka selliseid teistsuguseid tegevusi. Vahel käin kalal, ma olen selline pühapäeva kalastaja, metsas vahel matkamas, aga ma teen seda vähem. Et rohkem väga tõmbab koguduse elu ja usuelu mind väga tõmbab, et see on ka, võib öelda ka mu hobi, aga me elame seda usku välja, et see on minu sees ja seda ma elan välja. Et nii nagu piiblivalge me saame öelda, tulge kalapüüdjad, ma kutsun teid inimeste püüdjateks, eks ole? Aamen, et Jeesus tahab teha meist inimeste püüdjad, et just perega istusin laua taga, minu vend ütles, et ta läheb homme kalale, rääkis, mina ütlesin, ma lähen ka kalale, et homme ma lähen tänavale kalale, et tema imestas, et mis mõttes tänavale, et näed, Jeesus teeb meist inimeste püüdjad. Siit on näha ka, kuidas sa tänavatel oled ja kas see on rist su seljas, ma näen? Jah, see on koguduse rist. Mõni võib-olla ütleb küll, et näed, et Jeesus ei vedanud rattaga rist, et liiga lihtsalt teed seda. Aga ma ütlen alati, et põhiline on see, kuhu ma osutan, et rist kui see sümbol, et see ise nagu kõnetaks inimesi siis, kui ma seda tänaval vean. Et eelmine aasta Jumal puudutas mind evangelisti kaudu meie koguduses tegelikult, kus evangelist Samuel Kadanik jutlustas ja rääkis sellest sõnumi läkitusest või sõnumi väljakuulutamisest ja ma sain tugevalt puudutatud ja ja ma küsisin Jumalalt, et mis õhutus see on, mida sa tahad, et ma tegema läheksin. Ja mul jäi see rist silma ja ma sain kõnetuse, et mine tänavale, et kõneta inimesi ja kuuluta ja alusta. Ja ma läksin lihtsalt tänavale, rääkisin vennaga, vend tuli ka kaasa kogudusest ja läksin siis Keilast tänavale kuulutama, et nii see alguse sai. Väga kihvt ja see ei ole ainuke teenimisviis. Tegelikult sa, eks ole, koguduses oled üles astunud, sa oled jutlustanud, sa oled jaganud sõna. Siin on pilt, kus sa oled telgiga. Mis siin toimub? Kus sa oled? Siin ma palusin issanda käest varustust endale, et Jumal, et kuidas ma võiksin välja minna ja millisel viisil ja siis tuli esimese asjana südamele nagu telk, et see näeb mõnes mõttes nagu mingisuguse partei moodi see asi välja, aga mõte oligi see, et tänaval inimestele nagu silma paistab midagi nagu seal toimub ja siis ma võtsin evangeelse trükimaterjali kaasa ja Jumal on kõnetanud sellega, et see on esimene kord, kui ma astusin siis evangeelselt nagu välja Tabasalus Keilas, Tabasalus Tui pargis, astusin siis välja ja vennaga koos sai kuulutatud siis inimestele, et üks inimene sai päästetud, võttis vastu Jeesuse Kristus oma issandaks seal samas, mitu inimest tuli ligi, nendest sai palvetatud, nad pisarateni sai puudutatud, kes kinnitas, et ta sai kergendust ja lootust juurde, nii et sõna sai istutatud ja Jumal teeb nüüd oma tööd, et see on üks väljaastumine lihtsalt. Tänu issandale. Ja siin te olete uudiseid jagamas. Kes on see vägev noormees pildil? See on minu poeg Gabriel ja see on üks hea võimalus neid TV7 lehti jagada, et ma tean, et neid jagatakse kogudusele ja see on andnud ka minu sellisele evangeelsele ülesandele ühe võimaluse juurde, et jagada tasuta neid lehti inimestele, kõnetada, aga nagu alustada seda suhtlust inimestega, mitte siis kohe Jumalast, aga ulatudes talle siis midagi ulatades, talle midagi selle lehe näol ja siin me oleme üks pühapäev ennem teenistuse algust koguduses, jõudsime varem
varem kohale ja mõtlesime, et lähme jagame poja Gabrieliga ajalehti natukene ja saime siis ennem teenistust mõned ajalehed laiali jaotatud, et inimesi ikka kõnetada ja. Ja siin sa oled sõna jagamas? Siin on esimest korda olen sõna jagamas, et varem on Jumal pannud selle südamele, et sõna jagada koguduses, tunnistada ja jutlustada, aga olen oodanud seda kutset ja siis hakkas tulema ka kutset ühe inimese kaudu ja pastori kaudu ja ei jäänud ka muud üle, et astuda välja. See on esimene kord, kui ma siis astusin välja jutlustama Keila baptisti koguduses. See on minu esimene jutlus siis nii-öelda, et see on alles eelmine aasta, nii et olen alguses. Väga kihvt. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Kiitus Issandale. See on su abikaasa. Ja minu armas kallis teine pool. Oleme kokku kasvanud ja kasvame järjest enam, et me tunneme, et me oleme nii ühel meelel kõiges, mida me teeme. Ja siin on tal siis mitu sellist oli üleriigiline vormi kandmise päev oli siis ja ta samas töötab ka helipuldis, annab oma panus helipuldis koguduses ja nii ta on, et abikaasa Maria siis ja tema on projekteerijana, töötab juba pikka aega, teinud autokäediga tööd. Väga kihvt. Tänu Jumalale. Ta on naiskodukaitses on, jah. Ja siin on imeline perepilt teie kogu seltskonnast. Jah, siin on see kogu grupp siis nii-öelda, elame Türisalus väikses suvilas koos ja üle pikka aja sai minna stuudiosse pildistama ja võtsime kõik kokku ja siin on siis järjest Immanuel, kõige noorem 5-aastane, Siimjan 7-aastane, esimese klassi poiss, Gabriel 9-aastane, käib teises klassis ja Tabita siis 10-aastane ja käib 4. klassis ja 6 me oleme. Imeline. Aga ma tean ka seda, Taago, et see pilt ei ole alati olnud nii ilus. Ja. Siin on üks pilt sul veel kaasas, mis räägib sellest, et mis taustast sa tegelikult oled. Ja et see alati ei ole olnud see väljanägemine, vaid kui me järgmist pilti vaatame, siis mis noormees siit meile vastu vaatab? No siin on selline hetk või selline olukord, see võis olla kuskil aastal 2008-2007, täpselt ei oska öelda, kui olen Niguliste kiriku juures. Istun, joon kalja ja söön saia ja elu oli selline, et tõelisi sõpru mul ei olnud, Jumalast midagi kuulda ei tahtnud. Kui keegi mulle tuli Jumalast rääkima, tol aega tuli, siis ma panin käe ette, ütlesin, ei ära Jumalast mulle mitte midagi räägi. Ja vanematega suhted ja perega olid täiesti lõhki ja olin kergelt öeldes pätiteel, alkoholi, tubaka küüsis, proovinud ka narkootikume, et see on elu siinkohal langeb praegu. Ei ole täiesti põhjas, kus ma olin, aga see on täielik langus, mis olen teel sinna, kadunud hing täiesti. Nii et punkrock ajastu oli selles mõttes karm sulle? See oli karm ja see oli karm, ma ei näinud, ei osanud elada, ei osanud suhteid hoida, luua, ei olnud seda Jumala kartust, patutunnetust ei olnud ja sinna see viis, vanematele sõna kuulmatus oli suur, vanematele sõna kuulmatus, see viis ka ära, et ei saa teenida Jumalat, kui ei kuula ka vanemate sõna. Selline vastuakuperiood. Vastuakuperiood, jaa, see oli vastuakuperiood üldse ühiskondlikule süsteemile, korraldustele, aga Jumala vaimule kindlasti, keda ma ei tundnud, et töötasin vastu. Mida võib julgelt, ma arvan, seostada selle punkrock liikumisega ka, et see kogu mõte oli sellel see, et me liigume vastu sellele, mida meil öeldakse. Jaa, täpselt nii, et oleme nii, nagu oleme, kõike võib teha, kõik on lubatud, varastamine lubatud, kes ütleb, et ei ole ja nii see oli. Et oli ka muidugi punkarite hulgas neid inimesi, kes tegid tööd, olid väga eeskujulikud ja õppisid ka koolis ja said haridust kätte ja nad kuulasid seda sama muusikat ja olin ka nendega, aga minu see grupp või see punt, ma liikusin rohkem nendega, kes tegid samu tegusid, mida mina tegin, pisivargused, pettused, alkoholi joomine, kodu ei olnud, elasime juhuslikult seal, kus sai kellegi juures elada, kellegi kulul ja nii edasi, et üsna selline parasiitlik elu oli, et väga karm. Ja ma arvan, et nagu selles momendis, kui sellist elu elada, üldse näha sellist nagu mingit tunneli lõpus, mingit valgust, mingit lootust, mingit sellist pilti, nagu see perepilt on täna. See on täielik Jumala ime. See on Jumala ime, see on tõesti Jumala ime, sest ma sattusin välja ju kodutute varjupaika täiesti ja olin alkoholiküüsis ja ma mäletan, ma olin kodutute varjupaigas, istusin kodutute varjupaiga Tallinnas Akadeemia teel, seal ukse juures oli mingi pink, istusin seal, ma nutsin ja minu kõrval istus keegi, lohutas mind ja küsisin, et miks minul nagu selline olukord peab olema ja ma ei näinud lootust, aga seal kodutute varjupaigas tuli üks inimene ühel hetkel rääkima mulle Jeesusest ja kutsus ka siis kogudusse kaasa üheks pühapäevaks, et sealt sai kõik see
elu muutus nagu alguse aastal 2012 veebruaris sai Jumal mind tegelikult seal kätte. Et seal tuli tõeline lootus, seal tuli Jumal nägemusega, tohutu puudutusega, sai lahti tubakasõltuvusest, ma ei suutnud enam valetada, patutunnetuse ärevus, kõik oli nii erk mu ümber, suur muutus tuli. Et sealt algas, Jumal tuli nagu, tuli järsku minu ellu, aga sealt hakkas kõik nagu muutuma, ta hakkas ükshaaval kõiki neid kihte ära võtma, muutma minu südant ja täna muidugi see protsess kestab tänini, aga seal ta tuli suure muutusega kohale, et see on Jumala ime, kuidas ta tuli, et see, ole hea. See on võimas lugu, Taago, tegelikult, et see on nagu lugu sellest, mida Jumal teeb, milleks tema on võimeline. Siin meistri töökojas alati, kui me mehi siia kutsume külla, tutvuma, vaatama, jagama eelkõige, siis see mõte nagu on alati see, et meister, kes on meie issand Jumal, meie tema töökojas, kui lihtsalt tükikesed, keda tema voolib tükk haaval, igasuguste elukogemuste ja muud asjade läbi. Me ei tea, kus meie kuulajad, vaatajad täna oma elus on. Võiba nad on selles madalpunktis. Küsimus sulle, et kuidas üldse näha sellest tunneli lõpus seda valgust, kui ma olen selles madalpunktis? Kuidas ma jõuan sinna, kuhu sina oled täna jõudnud, kui elu tundub lootusetu? Ja see on Jumalat on vaja, meil on väga vaja seda Jumalat ja on vaja ka seda murdepunkti, et kus sa südames tõesti tunned, et sa ise enam toime ei tule ja sa ise enam hakkama ei saa, siis tuleb olla sul avatud sellele sõnumile, et Jumal tahab sind aidata ja tunda huvi selles osas. Ja kodutute varjupaigas, kui ma sealt välja sain, esialgu hakkas küll minema ülesmäge asjad, aga tulid katsumused, tulid väljakutsed. Loomulikult ei läinud elu kohe sirgelt nagu ülesmäge. Tuli selliseid orge tuli ka, aga pigem läks nagu ülesmäge. Ja võitlustes, katsumustes ma sattusingi depressiooni, et ehkki Jumal oli tulnud, ei saanud ma veel päris täpselt aru, et kes ma olen nagu sellisena, et kelleks Jumal mind kutsunud on, mis on minu ülesanne, et millises rollis ma pean olema peale selle, et Jumal nüüd tuli ja tegi mind vabaks ja tõi midagi uut minu ellu, aga mis on nüüd minu kutsumine, mis ma nüüd tegema pean, kus ma minema pean. Ja sai üks otsimine ka nagu algus, hakkasin Jumala käest küsima. Ja langesin ka depressiooni, et tulid võitlused, depressiooni langesin ja kui sündis 4. laps Immanuel, siis kuskil 6 aega ma sain peres olla, pere kõrval veel täiesti terve inimesena olemas, siis ma kogesin esimest korda oma elus ka psühhoosi, et tulid sellised vaimulikud rünnakud ja see viis mind haiglasse ja siis olin väga nõrgas olukorras ja kogu mu pere oli väga nõrgas olukorras. Ja sealt tuli ka depressioon, sest ma ei suutnud enam hakkama saada, mõistus ei võtnud enam eriti midagi, ma väga palju vedelesin voodis, lihtsalt raske oli välja tulla ja mingit lootust ei olnud. Koos Jumalaga isegi võib selliseid hetki nagu tulla, aga lootus tuli siis, kui ma ühel hetkel hakkasin kogema, tuli nagu selline ratsionaalne mõtlemine, ütles mulle arst, aga ma mõtlen, et Jumal andis minu sisse midagi, mis andis sellise sõna, et ei, ma ei lepi selle olukorraga, mis käes on, ma ei lase kuradil võtta seda elu, mida mulle on andnud Jumal ja mis õigusega mulle kuulub. Jeesus Kristus on minu ees surnud, minu pattude eest, ma olen vabaks saanud, ma kuulutan seda vabadust. Ja ma hakkasin oma kodus palvetama keeltest ja vastu astuma kuradi tööle, nendele negatiivsetele ja halbadele mõtetele, mis minu elu sundisid seal voodis olema ja depressioonis. Ja tõusin püsti, võtsin sõna kätte ja hakkasin seda välja lugema. Et see ei tulnud muidugi kohe see vabadus, aga seda vabadust hakkas tulemas. Ma nägin, et Jumal toitis, Jumal tegi, Jumal hakkas taas andma. Et ma nägin, et Jumal tuli alguses kodutute varjupaigas võttis väheliselt ise suured asjad ära, aga nüüd ta jättis minule selle Taago, et sinul tuleb hakata nüüd oma osa täitma, sul on roll, sul tuleb vastu astuda, kasutada neid vaimulikke sõjarelvastusi, mis sul on antud, et sul tuleb osata neid kasutada, et sa pead õppima neid kasutama. Ja kui ma õppisin neid kasutama, mida ma harjutan tegelikult täna ju siiamaani, siis ma nägin, et kõik on võimalik välja tulla, et see andis mulle lootust, et tõesti Jumalaga koos on kõik võimalik ja see on see lootus. Tänu Jumalale, see on võimas. Ja see, kuidas sa räägid ja see on uskumatu lihtsalt on näha ja kuulda seda, sellepärast, et
et see periood tegelikult, millest me räägime, eks ole, sellest hetkest, kui sa olid seal kodutute varjupaigas, kui sa said päästetud, tulid usule, siis need võitlused hakkasid tulema tagasi, mingisugused üles-alla käimised, nagu sa nimetasid, see on pikk ajaperiood, millest me räägime. Ja nii nagu sa nimetasid ka, et sinu 4. laps sündis ja siis sa langesid sellesse depressiooni punkti, eks ole. Ma tahan teada seda, et alati on mingisugused märgid, mis eelnevad sellele, et me päriselt langema sinna madalpunkti, kus me ei suuda enam mitte midagi, enne kui tuleb see moment, kus sa ise ütlesid, kus sa said vabaks. Ja tihtipeale ma näen, et kui see on teenimisega seotud, siis kahjuks me kristlaskonnas näeme väga palju läbipõlemist täna. Kas sa kogesid midagi sellist samuti enda elus, mis sind viis nagu sellesse järgmisesse etappi, et mis olid need märgid enne? Jaa, et tegelikult ma nägin neid märke, aga ma ei tundnud neid ära ja kõik see psühhoos, depressioon, see oli ka üks läbipõlemine. Tegelikult ma olingi läbi põlenud, sest ma ei suutnud enam funktsioneerida täielikult. Ja eks need märgid tulid ja ka hoiatati tegelikult, et Aago, et läbipõlemine võib tulla, et kui sa niimoodi jätkad ja võta kuulda, aga ei võtnud kuulda, sest et noore inimesena, noore kristlasena ja sellise evangeelse kutsumisega oli sees nagu siuke suur innustus, et nüüd teha ja välja astuda ja minna ja ärme oota ja kuidagi nagu haarata neid ohjasid. Järgmine ja sa ei kuula tegelikult neid hoiatusi, ei võta aega puhkuseks, ei küsi oma mentoritelt või usu eeskujud on meil, et küsida nende käest nõu, et kuidas minna selle asjaga edasi või küsida nõu, et ma olen täna sellises olukorras, kuidas oleks mõistlik nii läbi palvetada, katsuda asjad, see oli tegelikult olematu, et kuidagi järsku tulid nagu asjad peale, võtsid kohe kinni, läksid ja sealt tuligi see, et sa ei jõua ja kuni ühel hetkel tuligi nagu see koorem läbipõlemine. Kes need olid sinu elus, kes sul tahtsid anda seda nõu? Et sa nimetasid, et osad andsid sulle mingid vihjed. Kes need olid? Kas oli su juht, kas oli su pastor, kas oli su enda pere? See oli oma peres sain ma ka seda, aga see sai alguse Tallinnas tegelikult ühes kristlikus koguduses, Harta kristlik kogudus, kus oli pastor Raimond Jakobs. Ja ka juba seal lähedased vennad õed, juba seal tegelikult hoiatasid ja rääkisid, kuidas jääda usuteele, kuidas jääda kogudusse, miks jääda kogudusse, et võtta kuulda, et ei jäänud ka kohe nagu kogudusse. Ja see läks edasi elu kuni Rapla vabakoguduseni välja, et siis oli pastor Matt Edminster Ameerikast, 10 aastat oli seal pastor ja siis oli tema minu kõrval. Et vanast elust oli siiski kaasas ka sellel hetkel ka sellist vastupanu või mässumeelsust, mis ei olnud täielikult surnud või alistatud siis, millega mul oli tegemist, aga ma ei näinud seda ja ei võtnud ka kuulda. Et kuigi ta oli olemas, ma ei võtnud teda tõsiselt, ei võtnud kuulda. Ja ma usun, et seeläbi ma ei võtnud ka Jumalat kuulda, sest Jumal on meile pannud tegelikult eeskujud, juhendajad, mentorid. Vennad õed kõrvale, et see oli nagu olematu. Ja. Mul tekib kohe siit see küsimus, mida ma olen nüüd nagu aastate jooksul hakanud ise juurdlema ja mõtlema, et meie, kes me koguduses oleme ja oleme kutsutud olema need hingehoidjad, nii nagu Piibel ütleb meile, nii nagu meie juhid on ka meie hingehoidjad, siis miks just koguduses on näha nii palju läbipõlemist? Nii juhtide seas kui ka koguduse liikmete seas. Et ma saan aru, et see on inimlik faktor, et muidugi alati on raskused elus. Aga miks just nagu meil seda paistab nagu olevat just kui kaalukausi mõttes rohkem kui kuskil mujal? Minul isiklikult see statistika puudub, aga esimene tunnetus, mis mul on, mille pärast see nii on, et me oleme ju tegelikult kutsutud olema siin maailmas valguseks ja soolaks ja tegelikult on meile pandud üks väga suur vastutus. Ja me teame, me võib-olla vähe räägime sellest, aga me teame, et Jumalale ei meeldi patta, vihkab pattu ja patt on see, mis lahutab meid Jumalast. See tähendab, et meie süda peab jääma puhtaks. Me peame iga päev ennast Jumala ees laskma puhastama, andeks paluma, kui me oleme midagi valesti teinud.
et ma arvan, et meeleparanduslik eluviis peab olema, ma arvan, et see on üks väljakutse elada siin maailmas, et me oleksime vaimust juhitud, et me suudaksime seda liha iga päev maha panna. Ma arvan, et see on üks suur väljakutse siin maailmas, et kogudusena see peab olema üks suur Jumala kutse, peab olema töötegijale tõesti, kui keegi on kutsutud ja ka valitud, nagu ütleb Jumala sõna, et ta kutsub paljusid, aga vähesed on valitud, et need, kes on valitud välja, et neil oleks see võidmine ja vägi kaasas tõesti peab olema Jumala poolt antud, et seda niimoodi ise omast jõust välja ei veagi ja peab hoolega läbi katsuma, milline roll tal tegelikult koguduses on ja kes ta on, et see väga on vaja Jumalat. Ja nii nagu sa ise nimetasid ka, siis kindlasti alati seista Jumala sõnal, seista Jumalal, Jumala vaimul, pühal vaimul. Aga ma sain ühe sellise väga selge tunnetuse ka, et see üleskutse, mis meil peab olema, on see, et jah, meile on pandud need valitud, need koguduse juhid, kes justkui on meie hingehoidjad. Aga meid on ka kutsutud nende eest palvetama. Ja ma usun, et see on võib-olla selline asi, mis vahepeal tihti meil läheb nagu meelest ära. Ma ei tea, kui palju me palvetame, ma ei tea, kui palju mina isegi täna palvetan oma koguduse juhtide eest. Ma arvan, et see on nagu selline üks osa nagu sellest, et me oleme üks kristlaskond, me oleme üks pere. Nii nagu perel me seisame sammaste peal, me seisame üksteise toel. See on õige. Siis nõnda peaks olema ka koguduses. Seda enam, sest et kogudus on ju Kristus ihu ja me oleme tõesti see ihu, et me ei saa rebida ennast selle küljest lahti, mis voolab Jeesuse Kristuse veri, ei ole eraldi vereringlust, me oleme selles samas, tema on pea, Jeesus on pea, tema annab korralduse ja et me tõesti oleksime selles üks meeles ja koos toimimises tuleb selgeks teha oma roll koguduses, et kui on roll selge ja teada, siis Jumal julgustab, varustab ja kinnitab igat ühte. Ma usun ka, et see põhisõnum, mis meil täna võiks siit nagu kõlada ja olla, on esiteks see, et kristlaseks olemine ei tähenda seda, et meil on võitluste vaba elu. Kindlasti mitte, jah. Nii nagu sa oma näitel tõid selle, et depressioon oli asi, millest sa langesid. Kuidas sa sellest vabanesid? Kuidas sa tulid sellest välja? Sa õrnalt nagu põgusalt seda mainisid ka, aga mis olid sammud selleks, et kui ma täna olen selles raskes situatsioonis, ükskõik, mis see meie vaatajal kuulajal on, kuidas ma pääsen sellest? Ise ei pääsegi, aga Jumala abiga, see tähendab, et tuleb panna Jumala ette kõik need asjad ja vahel hingevaenlane sosistab sulle kõrva, ütleb, et ära mine kogudusse, see on mõttetu, sa ei saa sealt abi. Et kui sul sellised mõtted peas on ja minul ka sellised mõtted peas olid, sest et reaalselt nagu abi ei saanudki, aga need on kõik hingevaenlase valed. Et tuleb otsustada, et see vale, mis sinu peas on, tuleb otsustada, et sa ei võta seda vastu, see on vale, ma lähen hoolimata sellest tundest hetkel, mis mul on, ma lähen kohale ja ma panen need asjad Jumala ette, lasen enda palvetada nii palju kui vaja ja vendadel, õdedel palvetada ja küsida ka oma mentoritelt, juhendajatelt, vendadelt, õdedelt, et kui sa ei näe, mis on sinu roll, sest kui sul puudub eesmärk ja ei tea, kuhu liikuda, siis kipub ka see depressioon tulema. Et kui sa ei tea oma eesmärki, kuhu sa liigud koos Jumalaga, mis on elu mõte, et sa oled küll Jumala laps, aga sul on ka mingi roll või ülesanne antud, et sa tead, mida sa reaalselt tegema nagu ka pead, et mida nagu sihtida. Ja siis Jumal vabastab sind sellest, Jumal tuleb oma väega ja ta vabastab sind sellest. Ja inimesed, kelle juhid, kellele sa oled ennast andnud, kellele sa oled andnud selle voli sinu ellu rääkida, neid kuulata ja tänu nendele palvetele alistuvad ka kõik pimeduse väed, et lahkuvad teemonid ja kurjad vaimud ja sinu elust ja küljest ja seest ja siis sa saadki vabaks ja depressioon kaob ära ja tuleb valgus, võit tuleb ja seda ma usun, et iga ühe jaoks on see võimalik, et ei saa öelda mitte mingil juhul, ei saa öelda kellegi elu puhul, et sul vist ei tule, et me veel vaatame seda asja. Mitte mingil juhul sihukest asja ei ole, see ei anna inimesele lootust. Meie saame teada seda, mida sõna ütleb. Sõna ütleb, palves on vägi. Õige inimese mõjuvas palve saadab palju korda. Ja me siin saates alati tahame tulla selle osa juurde ka. Meie, Taago, sinuga oleme näinud seda elumuutust. Me oleme näinud palveväge, me oleme näinud seda, kuidas Jumal tegutseb inimeste eludes ja me oleme tunnistajad sellest. Oma eludega samamoodi, mina tunnistan ka. Et mina olen siin Jumala väe läbi, Jumala armu läbi, ma istun siin täna ja räägin sinuga ja kõneleme sellest. Ja nii nagu me oleme täna rääkinud ja
ja kõnetanud, siis ma usun, et need, kes on meid kuulamas täna, ükskõik mis olukorras nad on, ükskõik mis on nende momendil, need kõige raskemad asjad, võib-olla nad ei tunnegi täna issandat. Seda, kes on universumi looja ja kuningas. Siis Taago, kas sa oleksid nii hea ja juhiksid meid sellesse palveosadusse, et siin selles saate lõpu osas, kui me tuleme selle teraviku juurde, siis me murrame need väed, mis tahavad vaitseda meie üle, aga mis ei ole Jumalast. Ole hea. Isa, me tuleme sinu ette, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Seal teisel pool ekraani on praegu keegi, kes istub kodus, üks naisterahvas, praegu ma näen ühte naisterahvast, kes on aastaid istunud, sõdinud ja mõelnud selle peale, et isa, et millal sina tuled minu juurde, millal sa vabastad mind ja kas sa üldse olemas oled? Sa oled lootusetus olukorras olnud. Aga Jumal tahab sulle öelda, et Jumal ei ole sinust kaugel. Ära lase nende saatana mõtetel enda sees tööd teha, mis tulevad, ütlevad sulle, et sa ei ole mitte keegi või sa ei saa sellest vabaks või sul ei ole elus eesmärki, vaid on, Jumal annab selle eesmärgi sulle. Ja just nüüd võib olla hetk sinu elus, ma kuulutan, just nüüd on hetk elus, kus vabanevad sinu vahelad Jeesuse Kristuse nimel. Ja tuleb rõõm ja tuleb taastamine ja tuleb lootus sinu ellu Jeesuse Kristuse nimel. Ja sa saad olema õnnistuseks veel paljudele inimestele ja oma lähedastele valguseks ja soolaks Jeesuse Kristuse nimel. Lootus on olemas ja see on Jeesus Kristus. Tema on surnud kõikide sinu pattude eest. Ära vaata oma vigadele, ära vaata selja taha, vaid kuula, mida Jumala sõnal on sinul öelda. Uuri Jumala sõna iga päev, mine isa ette palves, pane põlved maha ja palu issandat oma südamesse ja paranda meelt ja palu issandat andeks kõik oma patud ja võta kuningas Jeesus Kristus oma päästjaks vastu ja tunnista teda kuningaks ja tema saab tulla oma püha vaimuga. Tee see samm, et sa tuleb pühapäeval kogudusse. Tee see samm, et sa tuled usuvendade sekka ja et sa räägid oma elu ja avad oma elu ja lased enda eest palvetada. Tee see samm ja seal on ka palju mehi, kes on täna lootusetus olukorras või jõudnud oma eluga sinna, kus ta ei tea, mis on tema eesmärk. Aga Jumalal on anda sulle eesmärk. Sinu sisse on pandud midagi, mis on juba algselt mõeldud sinu jaoks ja mis on sinu roll. Ja see saab ilmuma sinu südames. Võib-olla sa oled kutsutud karjaseks, võib-olla sa oled kutsutud evangelistiks, evangeelseks töötegijaks, hingehoidjaks, võib-olla vabatahtliku töötegijaks, võib-olla olema seal naistele eeskujuks, meestele eeskujuks, oma vendadele, õdedele, aga me kuulutame sulle vabadust Jeesuse Kristuse nimel, nii nagu on Jeesus andnud vabadusel meile, annab ta ka sulle ja see vabadus on olemas. Võta see usus vastu Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. 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 Amen. Aitäh sulle, Taago. Aitäh, et sa oled tulnud, et sa oled õnnistanud, aitäh, et sa oled jaganud, avanud seda. Tööd on palju, töötegijaid on vähe. Täna veel. Me täname sind, et sa oled täna see töötegija siin Eestimaal jagamas head sõna sellest. Aitäh sulle. Aitäh, tänu Jumalale. Ja aitäh ka sulle, kes sa oled meid täna kuulanud, vaadanud. Ole julgustatud, olemaks ja võtmaks vastu see töötegija kutse, astumaks välja, sest Eestimaal tööd on palju ja töötegijaid on täna puudu. Põld on lai, nüüd tuleb hakata kündma, nüüd on aeg hakata panema seemet mulda. Me kutsume sind üles täna, ole väga-väga õnnistatud, rõõm ja jätkuva kohtumiseni. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.